Tere kõigile, head vaatajad, Eesti Eest nädala uudised 136. saade. See on ühtlasi ka selle kuu viimane saade. Kes meid nüüd vaatavad, siis Eesti.com kanalil on kindlasti saade üleval 1. juuni hommikul. Tänases saates aga räägime sellest, mis toimub Serbias, samuti Hiina välisministeeriumi seisukohad, Lõuna-Korea projektid, Kuuba välisministri seisukoht seoses energiakriisiga, Liibanoni ja Iisraeli vahelise konflikti järjest suuremast eskaleerumisest, Slovakkia peaministri ütlustest, Trumpi kommentaarid, siis loomulikult Rumeeniasse ekslenud droonist, aga ka Prantsusmaa nõuab uurimist Iisraeli kodanike väärkohtlemise kohta ning loomulikult natuke ka meelelahutust ehk siis lugu sellest, kuidas Pariisis pärast meistrite liiga finaali leidis aset massiline kaos. Ent kõigest ja ka muust räägime nüüd selles saates jooksvalt. Serbiat raputasid massiprotestid, kus 10 000 inimesed läksid tänavatele loosungi "Tudengid võitsid all". Meeleavaldajad nõudsid Vučići tagandamist korruptsiooni tõttu, hoolimata sellest, et ta oli juba nõustunud enne tähtaegsete valimistega sel sügisel ägenevad rahutused. Belgradi kesklinnas toimusid kokkupõrked politseiga, prügikonteinerite põletamine ja pürotehnika kasutamine. Rahvusassamblee lähedale paigutati soomukid ja sandarmeeria. Teatatud on mitmetest ohvritest. Hiina välisministeerium. Maailmas on ainult üks Hiina. Taiwan on Hiina territooriumi võõrandamatu osa. Me kutsume Saksa poolt üles toetama ühe Hiina põhimõtet ja lõpetama valede signaalide saatmise Taiwani iseseisvus separatistlikele jõududele. Kuuba välisminister Bruno Rodriguez Parrilla. Kuuba on väike saar, kus elab 10 miljonit inimest, mis mõte peaks põhinema ideel, et Kuuba võiks ohustada tuumavõimu. Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et eile Lääne-Beka, Ida-Liibanoni Mashrahas Iisraeli toimepandud veresaunas vähemalt 11 ja sai haavata 15 inimest. Slovakkia peaminister Fico ütles, et paljud Euroopa Liidu riigid tahavad Slovakkiaga ühineda ja Euroopa Komisjoni Vene gaasimporti pärast kohtusse kaevata. Reporter, kas te oleksite rahul, kui Venemaa või Hiina võtaks Iraani rikastatud uraanivarud? President Trump, ei, ma ei oleks sellega rahul. Väin avatakse kõigile, need on rahvusvahelised veed, me valvame seda, keegi ei hakka seda kontrollima, nii ütles Trump. Iisrael pommitab Tyrose elamurajoone ilma eelneva hoiatuseta. Lavrov nimetas Kallase üleskutseid nõuda Ukraina rahuläbirääkimiste raames Vene armee piiramist idiootlikuks. Venemaa droon tabas esimest korda NATO liikmesriigis Rumeenias riigi idaosas asuvas väikeses Galati linnas. Tanjahu. Iisrael pole enam pelgalt regionaalne jõud, see on juba globaalne jõud. Ja miks globaalne jõud? Sest meil on maailma tasemel tehnoloogiat. Tänapäeval nähakse seda nii Pärsia lahe piirkonnas kui ka mujal. Nüüd oleme positsioonil, kus saame oma jõudu mitmes suunas ära kasutada. Rumeenia president Nicozor Dan. Venemaa Föderatsiooni peakonsul Konstantas on kuuldatud persona non grataks ning Venemaa Föderatsiooni peakonsulat Konstantas suletakse. Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot ütles Prantsuse raadios rääkides, et esitas prokuratuurile kaebuse pärast materjalide ilmumist Gaza sektorisse suunduva Sumudi flotilli pealtkuulamise käigus kinni peetud Prantsuse kodanike jõhkra kohtlemise kohta. Iisraeli riikliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir, kes oli vägivallaga otseselt seotud, kiitis isiklikult väärkohtlemisest jäädvustatud kaadritega video. Barrot sõnul teatas Prantsuse peakonsul Türgis dokumenteeritud juhtumitest, kus Prantsuse kodanikke on seksuaalselt koheldud, külma käes kannatatud, pekstud ja korduvalt alandatud. Mõned ohvrid on väidetavalt haiglaravil olnud. Ning PSG meistrite liiga võidule järgnesid Pariisis kaos ja rahutused, kus tulekahjudes, rüüstamistes ja kokkupõrgetes sai vigastada umbes 50 inimest ja kahjustada enam kui 50 poodi. Päris huvitav kokkusattumus. Ja saate lõppu veel mõned teadaanded. Esmaspäeval oli Vabariigi Valimiskomisjoni ees lühiajalise etteteatamisega kuuldatud pikett, millest võttis osa 5-7 inimest, kindlasti vähem kui 10. Toetajaid oli ennekõike EKRE nimekirjas olevatest inimestest, aga ka üksikud isikud, kes tulid sinna enne koosolekut kohale.
Sundüürnike pöördumise või petitsiooni rahvaalgatusele on tänaseks kogunenud umbes 605 või 607 allkirja. Eelnevad nädalatel oli suurem hulk tulnud juurde tänu Kuuuurija saatele, aga paberkandjal on allkirju veidi vähem kui 150. Ning kindlasti 3. juuni on see päev, kus inimesed, kes ei taha, et lapsi surnuks süstitakse ka tulevikus täiskasvanuid, võtavad osa meeleavaldusest Toompeal, mis algab kell 1 päeval ja lõpeb orienteeruvalt kell 5. Kella 4-ni on vähemasti planeeritud praeguse seisuga sõnavõtud. Ehk siis kordame üle, 13% valitsus peab tagasi astuma ja vastav aktsioon toimub Toompeal 3. juunil kell 13 kuni kell 17.00. Tänan kõiki, kes on meie saadet jälginud. Vaatame, mis juunikuu toob ja kui saatus lubab, siis kohtume teiega nädala pärast. Nägemist!